Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Tere tulemast vaatama ja kuulama raadiosaadet Räägime asjast. Me oleme Ring FM'is, Ruut FM'is. Esmaspäeva õhtul saab kuulata meid ka Kuressaare pereraadios, aga muidu on saade eetris pühapäeval kell 11. Lisaks muidugi raadiole oleme YouTube'i kanalis, oleme Facebooki kanalis, oleme Minu X-i kanalis ja sama saadet saab vaadata ka Mardi ja Minu Facebooki lehelt. Meil on täna mitu teemat. Me kõigepealt räägime, teeme reklaami oma Tõrviku rongkäigule vabariigi aastapäeval, siis me teeme reklaami oma kõnetuurile, mida me Mardiga alustame. Siis me räägime tuumarelvast Eesti territooriumil. Impeerium Eesti hakkab tuumarelvaga vehkima, Margus Tsahkna vähemalt nii on meile lubanud. Räägime Kristina Kallase umbusaldamisest kolmapäeval Riigikogus ja siis see nii-öelda välisteema on meil Müncheni julgeolekukonverents ja eelkõige siis Marco Rubio sõnavõtt ja selle reaktsioonid. Aga Tõrviku rongkäiku korraldab meil nii-öelda eestvedaja on alati meil Siim Pohlak, kes on meie erakonna fraktsiooni liige ja ka Harju ja Raplamaa ringkonna juht ja Siim on meil ka telefonil. Tere Siim! Tere Martin ja tere head kuulajad, vaatajad. Nii, sina oled nüüd aastaid olnud see manageri mootor seal Tõrviku asjade korraldamisel. Räägi siis, jaga meie kuulajate vaatajatega, kuhu tulla ja mida tegema peab. Jah, ettevalmistused käivad ja 24. veebruaril nagu ikka siis kella 6 ootame kõiki kogunema Vabaduse väljakule, et siis hakkab tõrvikute jagamine ja kella 7 nagu ikka on siis ühine hümni laulmine ja Martin siis sinu kõne ja siis läheb rongkäik liikuma, et selles mõttes ülesehitus on traditsiooniline, aga mis võib-olla ka põnevam on, et igal aastal on meil ka erinevad esinejad ja sel aastal on siis lisaks kõnedele ka muusikaline pool jälle, et on EKRE segakoor ja lisaks siis selline laulja nagu Sandra Nurmsalu astub üles, nii et on jälle midagi teistmoodi ka. Ja üks asi, mida me juba eelmine aasta proovisime, mis väga populaarne oli, mis inimestele väga meeldis, on see, et meil on selleks puhuks pandud käima siis interneti raadiokanal, kus tulevad siis pidupäeva ja rahvuslikud muusikapalad niimoodi jutti, et kui see kanal telefonis üles otsida ja telefon üheldada ära kaasaskantava Bluetooth kõlariga, siis kogu rongkäigu ulatuses saavad kõik inimesed samu laulusid lasta kõlarist ja see nendele ka kaasa laulda, et see eelmine aasta oli väga popp ja ma kutsun kõiki üles võtma kaasa siis Bluetooth kõlareid, neid igasuseid JBL või mis iganes muid firmasid tänapäeval kasutatakse. See tegi selle rongkäigu minu meelest palju rõõmsamaks ja helgemaks. Ja mida ma ka veel pakuks, et võiks inimesed kaasa võtta, on siis nagu pika, mitte ta ei ole õngerit, vaid pika ridva otsas ikkagi Eesti lipp, et me siin olime mitu saadet tagasi rääkisime ja meil oli saalis ju eelnõu, et Eesti lipu staatust tugevdada Eestis, loomulikult sotsid ja reformierakondlased Eesti 200-lased hääletasid sellele vastu ja kriiskasid, kuidas Eesti lipu lehvitamine on putinismi ilming. Meie küll kutsuks üles vabariigi aastapäeval lehvitama Eesti lippe ja minu arusaamist mööda saad Siim vaadanud ilmateadet teravama pilguga, et see krõbe külm peaks taanduma teisipäevaks. Jah, praegu ennustused räägivad sellised nulli ümber temperatuurist ja täitsa tore ilm tundub tulevat. Kutsungi üles ka ja ütlen veel kord üle ka, et tegemist on kogu pereüritusega, et selles mõttes võtke julgelt lapsed kaasa. Kindlasti ka sügav mulje jääb neile, ilus terve pereüritus, et tulge kõik koos pere, sõprade ja naabritega ja tähistame siis üheskoos seda Eesti sünnipäeva, et kõik on oodatud ja teeme ühe toreda Tõrviku rongkäigu. Ja mitte ka ainult pereüritus, vaid ma ütleks niimoodi, et ülenisti rahvaüritus, et see on 24. ja juba 23. algavad meil ja tegelikult juba mitmel pool nädalavahetusel. Et meil on terve hulk selliseid nomenklatuurseid asju, kus siis see poliitiline koorekiht, ma eliidiks keel ei väändu nimetama seda, aga koguneb erinevatele üritustele, kus siis tavalised inimesed või rahvas ei saagi väga kaasa lüüa, aga see on just nimelt mõeldud selle jaoks, et rahvas saaks kaasa lüüa ja üritus loomulikult on selles mõttes tasuta, et keegi ei küsi sult piletit ega mingit sissepääsu luba. Tõrvikud jagame meie välja, võtke ainult oma sõbrad ja lapsed ja kaaslased kaasa ja tulge kohale ja olge heas tujus. Mida me ei taha, seda tuleb ka alati üle korrutada, me ei taha poliitilisi plakateid sinna või loosungeid või selliseid asju, eks ju.
Jah, et poliitilised loosungid pole ühelgi aastal oodatud olnud ja üldiselt nendega väga ka ei tulda, aga oluline on see üle rõhutada, et see on ikkagi selline Eesti sünnipäeva tähistamine, mitte meeleavaldus. Ja ma ka tahaks rõhutada omalt poolt, et ärme toome kaasa mingisuguseid lõhestavaid loosungeid, mingeid üksteise vastu ässitavaid loosungeid, et seda pole vaja. Me oma kõnedes ka püüame siiski hoida seda joont, et me räägime, kui uhke on olla eestlane ja kui hää on, et eestlased saavad olla omal maal. Esialgu küll mitte päris peremeestena, aga küll me selle peremehe staatuse ka ühel päeval taastame. Ja kindlasti me ei taha et seal on ka võõrad lipud. Ärge võtke kaasa palun võõraid lippe. Ei ole vaja siin ei mingisuguste organisatsioonide, olgu nad siis vikerkaare karvalised lipud või võõrriikide lipud, pole vaja. See on Eesti sünnipäev, see ei ole mingisuguse muu asja tähistamise sünnipäev või aastapäev või mis iganes üritus. Et see on Eesti, oleme eestlased, oleme uhked, et me oleme eestlased. Ja üldiselt ma arvan, et meil alati on olnud seal meeleolu väga hea. Ma ei mäleta ühtegi aastat, isegi kui on olnud mingisugused punaprovokaatorid seal kuskil ääre peal. See on nii suur üritus, seal on nii palju rahvast, et need tegelikult need kaovad ära, need ei paista isegi välja, et üldiselt on alati tuju on kõigil hea, meeleolu on hea, see annab sellised tohutu positiivse laengu inimestele, et ikka ja jälle iga aasta tulevad minu juurde sellele üritusele inimesed, kes ütlevad, et see meenutab neile seda meeleolu, mis oli 80ndate lõpul laulukaare all, ja see ei ole kogemata, see on taotluslik, et me tahamegi seda helgust hinge inimestele aidata uuesti üles leida. Nii et kell 6 hakkame kogunema Vabaduse väljakul Tallinnas, kell 7 hakkab rongkäik liikuma, selle tunni aja jooksul jõuab ilusti tõrvikuid välja jagada, meil on seal olemas ka oma erakonna nännilaud ja see rongkäik ise kestab meil seal umbes pool tundi, eks ole, on niimoodi Siim? Jah, see oli 45 minutit kulub selle tiiru tegemiseks umbes, jah. Ja siis on veel pärast väike muusikaline osa, nii et mõne tunniga ja kui ilm ei ole krõbe külm, siis selle mõne tunniga põhjamaine rahvas ilusti elab selle paar tundi üle, nii et kutsume kõiki tulema oma üritusele ja soovime sulle Siim ja sinu meeskonnale, meeskond on suur tegelikult, siin erakonna aktivistid ju aitavad, on juba mitu nädalat aidanud ette valmistada, soovime teile jõudu. Aitäh, kohtume 24. Vabaduse väljakul. Raadiosaade Räägime asjast. Nii, jätkame saadet ja saate nimi on Räägime asjast. Asjast räägivad Mart Helme ja mina olen Martin Helme ja ühel asjale teeme veel reklaami. Kui meil tõrvikurongkäik läbi saab, siis me alustame Mardiga suurt üle-eestilist kõnetuuri, kus me käime 14 Eesti linnas, põhimõtteliselt kõik maakonnad käime läbi ja kõnetuuri nimi on Ärka Eesti. Ja meie eesmärk on Eesti praktiliselt siis kõik suuremad maakonnakeskused või linnad läbi käia ja seal siis süstida inimestesse võitlusvaimu. Aasta pärast on ikkagi Riigikogu valimised, Riigikogu valimiste kampaania muidugi eraldi asi, aga tänasel päeval on see koht minu meelest, kus tuleb need nii-öelda võitlusliinid paika panna, et mida me üldse tahame, mille üle me vaidleme ja kuidas me jõuame sinna välja, mida me tahame ja selle jaoks on vaja minna rahva hulka. Me otsustasime Mardiga, et me teeme suure kõnetuuri ja see ei ole meil ju esimene kõnetuur, mäletad, me olime 2016, kui ma õigesti mäletan, tegime oma esimese ja see oli 2 kõne rahvaga, see oli väga populaarne ja 23. aastal ennem Riigikogu valimisi oli ka ju veel üks suur kõnetuur meil, nii et ja ega see ei sünni ka lihtsalt ühe koha pealt. Mulle ikkagi meie erakonnakaaslased ja ka lihtsalt meie toetajad lakkamatult esitavad küsimust, et millal sa tuled rahvaga kõnelema. Nii et nüüd tuleme rahvaga kõnelema. Esimene selle nii-öelda avapauk on kus mujal kui Eesti Vabariigi siis iseseisvuse väljakuulutamise linnas Pärnus, kui Tallinnas tähistatakse või kui Eesti Vabariigi aastapäev on meil 24. veebruar, siis tegelikult 23. veebruaril loeti see iseseisvus manifest ette juba Pärnus. Ja me tahtsimegi, et me Vabariigi aastapäev teeme ära ja siis hakkame selle asjaga minema. Nii et järgmisel reedel, 27. Pärnus Nooruse maja oli selle koha nimi, jah? Jah, Nooruse maja, kes vanemad inimesed võib-olla mäletavad, et see oli kunagi rajooni kultuurimaja ja ühtlasi oli ta ka kino. Seal näidati ka filme. See on Rohelisel tänaval, see on siis üle jõel. Aga ega selle koha valimisega Pärnus ei ole selles mõttes väga lihtne.
kui me nüüd Pärnust räägime konkreetselt, et liiga suuri saale nagu kontserdimaja ei ole ka mõtet võtta. Samas jälle ülejäänud kohad kipuvad natuke väikesed olema, nagu raamatukogu või mõni muu, eks ole. Et siis tuleb leida see kuldne kesktee seal ja see Noorusemaja tundus meile, et võiks olla selline kuldne kesktee. Aga ma tahan öelda selle kõnetuuri kohta veel ka seda, et kui me just praegu rääkisime siin tõrvikurongkäigust, kus me püüame hoida ikkagi sellist pidulikku ja rahvuslikku uhkust ja rahvuslikku ühtehoidmist ja rahvusriiklust tähistavat joont, siis Ärka rahvas kõnetuur on selgelt kihutuskoosolek. Seal me anname hagu alla ikka sellele praegusele Eesti likvideerimise komitee nimelisele valitsusele ja räägime need valukohad ja paised ikka lahti ja kui ikkagi vähegi võimalik, siis teritame noad ära, et need paised lahti lõigata ka. No ja eesmärk on ikkagi vastata küsimusele, aga mida EKRE teeks? Mis on EKRE lahendus? See on meie eesmärk ikkagi, et me teame küll, kuidas meie vastased ütlevad, te ainult räägite ja teil ei ole lahendus. Meie lahendused käime me välja ja meie rääkimise mõte on see, et inimesed teaksid, mis on meie lahendused, et kui on valimised tulemas, siis inimesed teaksid valida, et muidu juhtub nii nagu Kaja Kallasega oli. Kaja Kallas ütles, lugege mu huultelt, maksud ei tõuse. Meie siin Riigikogus kõik teadsime, et ta valetab. Ja nüüd võib-olla siis lõpuks ometi ka suurem osa rahvast teab, et reformierakondlased midagi ütlevad, siis see on puhas vale. Aga meil on lahendused ja me räägime neist lahendust. Ja lihtsalt väikese kuidas öelda, kommikesena välja visatu juba. Kui me valitsuses olime, siis me valimistasime ette terve hulga neid asju, millest praegu näiteks riigikaitse ja laiapindse riigikaitse kontekstis räägitakse kõva häälega, just nagu need meie praegused riigikaitsekomisjonis olevad kindralid oleksid selle välja mõelnud. Meil on kriisireservi vaja, meil on vaja varude agentuuri, meil on vaja uusi koptereid. Kõik need asjad siseministrina ma valmistasin ette, nii kui meie valitsus maha joosti, viskasid reformierakondlased ja nende satelliidid, kõik need ettevalmistatud projektid prügikasti. Meil oleks praegu medikopterid, meil oleks praegu uus kopteripark, meil oleks praegu uued piirivalvelaevad, meil oleks praegu kriisireserv. Meil oleks ka, muide, me ju valmistasime ette, see ei olnud nii akuutne sel ajal, sest siis ei olnud veel Ukraina sõda isegi silmapiiril, aga me rääkisime ju mitmel korral oli juttu, et tuleb alustada droonitõrje võimekuse väljaarendamist. Õhutõrjest rääkisime niikuinii, õhutõrjet me tahtsime osta, kes meile kõige rohkem kallale tulid sel ajal, Jüri Luik ja riigi siis tollane kaitseväe juhataja Martin Herem olid need, kes ütlesid, et temal ei ole vaja õhutõrjet. Temal ei ole, aga Eestil on. Aga see on võib-olla hea koht, et teha siis teemavahetus. Meil avalikkuse ette, minu meelest liiga vähe skandaali on jälle tekitanud, on siis tulnud Margus Tsahkna sõnavõtud, täiesti pöörane inimene, absoluutselt sobimatu oma ametisse, aga Tsahkna käib ringi ja on lubanud, et Eesti võtab enda territooriumile tuumarelva. Eestil endal tuumarelva loomulikult ei ole, aga siis ütleme Prantsusmaal, Saksamaal, Prantsusmaal, Inglismaal ja Ameerika Ühendriikidel, NATO riikidest on tuumarelv. Mina ei tea siis, millisele riigile ta seda lubanud on, sellepärast, et minu teada ameeriklased ei ole seda meilt palunud, aga ju ta siis tahab prantslaste tuumarelva Eesti territooriumile või ma ei tea, kelle oma ta tahab. See on minu meelest huvitav küsimus juba tehniliselt, sellepärast, et inglastel ainult on tuumarelvad allveelaevade peal, neil muid tuumarelvi ei olegi. Prantslastel vist on ka rakettidega, aga... Ja põhimõtteliselt neil sihile toimetamise võimekus on väga puudulik ja luureandmed ja tulejuhtimine on kõik ameeriklaste peal olnud, Ameerika satelliidi ja kogu selle GPS-induse ja sellise asja peal, et tegelikult Euroopa tuumavõimekus on suuresti paberil. See praktiline tuumavõimekus, arvestades ka seda, et praegu on juba õhutõrjed muutunud sedavõrd efektiivseks, et aeglaste rakettide mahavõtmine, mis kuskilt kaugelt tulevad, aga see ongi praegu nüüd see põhjus, miks tegelikult see jutt on tulnud ju Londonist. See on tulnud Londonist, et paigutada vahetult Vene piiri äärde, sest kui seal üle Euroopa hakatakse neid laskma, siis venelased võtavad need siin samas Euroopa territooriumi kohal need raketid maha. Aga kui siit kohe
Narva jõe tagant hakata neid laskma Venemaa pihta, Peterburi pihta, siis venelaste võimekus on ilmselt puudulik, nii kiiresti ei jõua reageerida ja on võib-olla tõesti võimalik isegi Peterburi maa pealt ära pühkida. Ja kui nüüd keegi arvab, et venelased sellega lepivad, no ikkagi võib ju rääkida, et venelased on agressorid, aga üks oluline komponent Ukraina ründamisel oli ikkagi ju see, et venelased ütlesid, et me ei saa lubada, et Ukraina läheb NATOsse. Ukrainast võib sellisel juhul saada meie naabruses olev tuumariik ja vähemalt tulevad sinna NATO tuumariikide tuumarelvad ja sellega me ei saa leppida. Mis te arvate, et venelased sellega lepivad, kui Eesti territooriumile tuleb tuumarelv, mille sihtmärgid ei ole ju kuskil mujal kui Venemaal. No ma ütleks, et selle kogu see, taustaks on veel see, eks ole, et kui NATO omal ajal laienes, siis see nii-öelda paberi peale ei pandud, aga kokkulepe oli, et siia ei tule tuumarelvi. Ja ja küll, kokkulepped ongi, eriti kui nad ei ole kirjalikud, ongi ajas oma kaalu ja tähendust muutvad, see käib poliitika ja diplomaatia juurde, aga selline kokkulepe või lubadus venelastele kunagi anti. Loomulikult venelased omalt poolt on andnud terve hulga lubadusi, mida nemad ei ole pidanud. Muu hulgas see, et nad ei ründa Ukrainat. Aga meie territooriumile tuumarelva paigutamine tegelikult muudab meid tuumalöögi sihtmärgiks. Seepärast, et venelaste doktriin on väga lihtne, et nemad ei lase sellel juhtuda, et nende pihta lastakse. Meie sellisel juhul ei ole mitte London või Berliin või Pariis või mingisugused sõjalised sihtmärgid, vaid sellisel juhul Eesti linnad ja Eesti baasid. Ja Eesti on ikkagi väga väike, et kuutame ette, et Tapale või Paldiskile pannakse tuumalöök, et mis siis sellest ülejäänud Eestist, kui elatav ta on või ei ole. Et see, mida Tsahkna räägib, tõstab mul peas jälle juuksed püsti, mul selga mööda jooksevad külmajudinad, et see muudab Eesti tuumalöögi sihtmärgiks. Aga ega Tsahkna ei ole ainuke. Kross andis ju intervjuu siin Vilja Kiislerile Delfis, kus ta ka põhimõtteliselt ütles, et aga Iisrael on ju praktiliselt tuumariik ja kõik arvestavad sellega, et kui me oleksime tuumariik, siis meiega ka arvestatakse. Unustab ära, et Iisrael on oma tuumarelva esiteks ise välja töötanud. Teiseks on selle töötanud välja preventiivselt selle vastu, et mullad on ju tuumarelva välja töötamas ja on selgelt öelnud, et kui neil tuumarelv saab olema, siis sellega nad hävitavad Iisraeli. Et siin on natuke teistsugune kontekst. Venelased ei ole otseselt ähvardanud, et me hävitame Eesti, et meil on tuumarelv olemas ja me hävitame Eesti. Nad ütlevad, et me hävitame Eesti sel juhul, kui Eesti territooriumilt lähtub oht, konkreetne tuumarelva kasutamise oht meile. Ja venelased on ka ju oma tuumadoktriinis öelnud, et nad teevad seda preventiivselt. Nad ei hakka ootama, kuni siit see tuumarakett õhku tõuseb, vaid kui nad teavad, et meil siin kuskil Tapa või mis iganes baasis Nursipalul on tuumaraketid, siis sinna pihta, kui olukord eskaleerub nii kriitiliseks, et iga hetk võib oodata sõja puhkemist, nad löövad esimesena. Nad ei hakka ootama. Ma ütlen uuesti, ma kordan, et brittide tuumarelv on ainult allveelaeva võimekusega. Trident tuumarelv on ainult allveelaeva võimekusega, brittidel teistsuguseid tuumarelvi ei ole. Küll aga brittidel on küllaltki külma sõja ajal juba välja arendatud selline doktriin ja võimekus taktikalisi tuumarelvasid, nii-öelda kohvri tuumarelvade ideoloogia on neil ka. Ja selle kontrollimine või selle üle mingisuguse ülevaate omamine on keerulisem loomulikult, aga kui me räägime Briti tuumarelvast Eestis, siis see peaks olema allveelaeva peal. Ja mulle tundub üldse järjekordselt, et tegemist on Tsahkna kujul ärplemisega, lolli jutu, süüdimatult lolli jutu ajamisega, aga sellel lollil jutul on reaalne ohtlik tagajärg Eestile. See on see, mis meil praegu nagu kõige hullem on, et see ei tee Eestit kaitstumaks mitte kuidagi. Vastupidi, see muudab Eesti ohustatumaks ja loomulikult, kui me räägime tuumalöökide andmisest, ükskõik kas ettekujutus, et on võimalik anda piiratud taktikaline tuumalöök kellelegi ja see sellega piirdub, minu meelest on absoluutselt pöörane. Täiesti, me eelmises saates rääkisime sellest, kuidas Euroopat ja läänemaailma juhivad satanistlikud globalistid, et see on ju tsivilisatsiooni hävitamise selline loogika, mis siin taga on. Aga siin juba teatud ironiseerimist on olnud, et praegune Euroopa komisjon on Euroopa likvideerimise komisjon.
ja ega nagu ma ütlesin, meie valitsus on ka praegu Eesti likvideerimise valitsus. Tsahkna, kes esindab 1% toetusega erakonda, võtab just nagu vastu otsuseid rahva nimel ja väidabki, et just nagu rahva toetus pidi kõigel sellel taga olema. No ma küll ei tea. Ma tahtsin kolmapäeval küsida infotunnis selle teemalise küsimuse ka Michalilt, et kas see on nüüd valitsuses läbi arutatud otsus, et Eesti on valmis andma oma territooriumi tuumarelva paigutamiseks. Aga ja kui see on valitsusel tasemel langetatud otsus, millal tuleb see arutelu Riigikokku? Sest ikkagi igasugune loogika ütleb, et Riigikogu peab niisuguse põhimõttelise tähtsusega küsimuses oma sõna sekka ütlema. Vaatamata sellele, et koalitsioonil on siin selline ülekaal valimiste võltsimise tulemusena, aga nii või teisiti. Avalikkus peab parlamentaarse debati kaudu saama mingisugustki laiemat informatsiooni sel teemal, kas see otsus on langetatud, kes selle otsuse on langetanud, kelle tuumarelv siia tuleb, kuhu see tuumarelv siia tuleb, missugused on selle kasutamise tingimused, missugused on sellega kaasnevad ohud Eesti püsimajäämisele. Et kõik need küsimused ei ole lihtsalt mingisugused retoorilised poliitilise debati pidamise küsimused. Need on eksistentsiaalse tähtsusega küsimused. Aga ilmselt nad haistsid, et ma võin tahta midagi niisugust küsida ja kuna juhatus teeb alati infotunni küsimuste järjekorra, siis kuna mul oli küsimus julgeolekust, siis see oli pandud nii taha lõppu, et ma ei jõudnud oma küsimusi esitada. Aga küsimused jäävad päevakorda ja ega see aktuaalsus ei kao. Proovin järgmine kord uuesti, järgmisel kolmapäeval proovin uuesti. No muide, Eestis on ütleme, see juriidiline raamistik on natuke lõdvem kui mõnes teises riigis. Meil ei ole mingisuguseid seaduslikke väga rangeid piiranguid siin NATO vägede viibimiseks Eestis. Meil on ju NATO õhuturbemissioon ja meil on siin NATO Briti üksused ja ma ei tea, mis teiste riikide üksused meil siin kõik on. Aga mida meil ei ole Eestis, meil ei ole NATO baasi. Või ka Ameerika baasi või Briti baasi või ma ei tea, Prantsuse või Hollandi baasi, et meil ei ole sellist territooriumit, mis oleks mingi lepinguga antud, et seal on Ameerika sõdurid, seal on Ameerika reeglid või Briti reeglid ja Eesti riik sinna ei lähe ja Eesti riik seda territooriumit sisuliselt ei kontrolli. Väga paljudes riikides, näiteks Jaapanis ja Saksamaal või ka Itaalias on sellised NATO või NATO või kaldkriips Ameerika baasid olemas, kuhu siis selle riigi võimud tegelikult ei lähe või kus kehtib rahvusvahelise lepingu järgi mingisugune erirežiim. Et meil sellist pole. Ja NATO lennukid Ämaris on, aga nad on ikkagi nii-öelda Eesti jurisdiktsiooni all. Et selle tuumarelva juurde kindlasti peaks nagu küsima samamoodi, et kas see relvastus, mis siis siia tuleb, allveelaev tuumarelvadega või mingid lennukid, millel on tuumarelva raketid peal või mingid muud raketid, et kas see jääb sama reeglistiku alla, kus, täpselt nagu sa küsid, kus nad olema hakkavad, missugune on käsuahel, mis on meie võimalus sellele oma mingeid reegleid kehtestada, aga juba meil on tuumarelv ja juba vehitakse Venemaa suunas sellega. Ja siin muidugi on taga ka veel laiem taust see, et Euroopas ongi nüüd räägitud sellest, kuidas Euroopa peab looma oma iseseisva tuumavõimekuse ja britid ja prantslased juba sel teemal seal ka midagi omavahel susserdavad ja sakslased on ka öelnud, et nemad on käed siin, et nemad ka kindlasti tahavad selles mängus kaasa lüüa. Euroopa tuumavõimekuse arendamise juures kogu Saksa potentsiaal, majanduspotentsiaal, rahaline potentsiaal, teaduspotentsiaal, see tuleb kindlasti kaasata. Et tegelikult sõjahullud on selle liini juba käivitanud, et Euroopa peab Ameerika tuuma vihmavarju alt lahkuma ja looma oma iseseisva tuuma vihmavarju. Aga siin on nüüd meie jaoks konkreetne poliitiline motiiv või poliitiline taust ka jällegi, sest kujutage nüüd ette, et meile tulebki siia mingisugune nii-öelda Euroopa tuumarelv, Euroopa tuumarelvaga baasid. Ja kes neid tuumarelvi siin siis hakkavad nii-öelda teenindama, kes on see sõjaline kontingent, kes valdab kogu seda väga keerulist tehnoloogiat, alates kogu ladustamisest ja lõpetades sihtimisega ja välja tulistamisega. Valvaminega. Ja loomulikult, ma ütlen kogu see kompleks, et see tähendab, et seda hakkavad tegema ju võõrad. Aga see tähendab seda, et meie suveräänsus
viiakse mitte isegi nulli enam, kus ta juba on nii nullilähedane, vaid see läheb miinustesse. Meie ei otsusta Eestis enam mitte midagi. Meie eest otsustavad need, kes ütlevad, aga meie kaitseme teie riiki ja teie rahvast Euroopa tuumarelvaga. Euroopa otsustab, mida te peate tegema ja mida te tohite teha ja mida te ei tohi teha. Et see on tegelikult meie suveräänsuse lõpp, täielik ja lõplik meie suveräänsuse lõpp ja seda ei saa ka ju absoluutselt nagu kuidagi kõrvale heita, et aga mis siis? Esiteks, see suveräänsuse lõpp tähendab seda, et kui otsustatakse kuskil Londonis venelastega sõdima hakata, siis meie olemegi see koht, kus see käputäis Inglise ja Prantsuse sõdureid ohverdatakse sellepärast, et nemad otsustasid, et siit tulistatakse välja mingisuguse 2 tuumaraketti Peterburi ja ma ei tea veel keel pihta. No me rääkisime eelmine nädal siin Epsteini failidest ja ma olen vaadanud nüüd, et Eesti peavoolumeedia mitte lihtsalt vaikib maha seda, vaid Delfi üritas teha siin jälle mingit naeruvääristavat lugu, kuidas meil on hõbepaberimütsikesed peas ja vaata, milliseid vandenõusid me siin levitame, et austas jälle ei ole võimalik Eesti peavoolumeediat piisavalt sügavalt ja piisavalt palju põlastada, et see töö peaks olema nende töö, rääkida, mida need failid endast kujutavad ja mis need sidemed on ja kes seal kõik millega seotud on. Et see töö peaks olema Delfi, ERR-i, Postimehe töö. See, et meie siin oma saates sellest räägime, on jälle lihtsalt me teeme seda ülesannet täidame, mis teistel tegelikult tegemata on, aga miks ma selle siia sisse tõin, oli see, et need failid ja see kogu see võrgustik, mis seal paljastub, need on päris dokumendid, päris tõestusmaterjal, see ei ole mingi vandenõud. Seal ei ole mitte mingisugust sellist, kui üldse midagi, siis vandenõud osutuvad nende päris dokumentide taustal veel lahjaks variandiks sellest, mis reaalsuses toimunud on. Et see on nii õudne, mis seal reaalsuses toimunud on ja need inimesed, kes sellega seotud on nii kõrgetel kohtadel, neid on nii palju. Et vandenõude fantaasia ei küündinud selle tõsiduseni. Aga miks ma sellest räägin on see, et selle jaoks, et need Epsteini failid ja see kogu selle üle globaalse õõvastava võimukliki kokkuvarisemine kas ära varjata või peatada, on see klikk valmis tegema ükskõik mida, et maailm pea peale pöörata. Ja see võib olla uus finantskriis, sest kui me mõtleme selle peale, kui palju seal on sees olnud pangandust ja suur majandust, globaalseid korporatsioone, see võib olla vabalt üks finantskriis, mingi maailma majanduskriis, mis sealt käivitatakse. Aga see võib olla ka tuumasõda, mida nad püüavad käivitada, nii-öelda piiratud tuumasõda. Enne kui tuumasõda puhkeb, siis enam keegi ei räägi Epsteini failidest. Et see, mismoodi see kamp oma asju ajab, kes on ju ka Eestis, ega siis Eestis võimul olev seltskond on ju selle globaalse õõvastava seltskonna ripad siin. Teevad seda, mida vaja on, teevad seda, mida kästakse. Kui vaja on, lükkavad Eesti tanki ja teevad meist nii-öelda tuumariigi, kes selles tuumasõjas esimese paugu saab. Et see on niivõrd õudne ja niivõrd põlastusväärne või nii jälk, mida nad teevad ja mida siis Delfi aitab neil teha, kas oma vaikimisega või ikka veel üritavad teha sellist nägu, et ivermektiin on ju hobuse ussirohi, et millest te siin räägite, hihihi. Et see on nii põlastusväärne lihtsalt, mida nad teevad, aga see on reaalselt ohtlik. Ja kes seda siis teeb? Seda teeb seltskond, nagu ma ütlesin, Tsahkna esindab 1% toetusega erakonda, aga arvab, et tal on õigus otsustada terve Eesti rahva eest, Eesti rahva elu ja surma üle. Et süüdimatult võtab endale õiguse otsustada Eesti rahva elu ja surma üle, sest vaadake, et võib ju rääkida, et Venemaa on nõrk ja ei saa isegi Ukrainast jagu. Esiteks muidugi Venemaa ei sõdi seal ainult Ukrainaga. Ukraina on seal kahuriliha. Kogu tulejuhtimine, kogu luure, relvastus, finantseerimine tuleb ju läänest. Seni, kuni ameeriklased seda heldelt tegid, eurooplased ka kiibitsesid siin, aga nüüd on see Euroopa selga langenud ja muuhulgas langeb ka üha raskema koormaga Eesti rahva selga. Ja seda see klikk praegu teeb ka Eesti rahvale. Maksutõusud on ju sellega seotud. Kõik majanduse halvad näitajad on ju sellega seotud. Et meie ei reeda iialgi Ukrainat. Meie ka sõdime. Rahaliselt igal juhul. Me oleme eesliini riik, me oleme sõjas Venemaaga. Kogu see retoorika.
Ja nüüd tahetaksegi siis asi viia reaalse sõjani ainult, et kui Ukraina on suurusjärk umbes 12-13 korda suurem territooriumi poolest kui Eesti, siis Eesti hävitamine on venelastele käkitegu. Venelastel on suurusjärk 30 000 raketti, erinevat raketti, need ei ole kõik üle helikiirusega, seal on mitmesuguseid aeglasemaid ja vananenumaid ja mida kõike, aga suurusjärk 30 000 raketti on ladustatud. Nad kogu aeg toodavad juurde, nad kulutavad Ukrainas, aga neil see laoseis põhimõtteliselt ei kahane. No ta muutub, vanu jääb vähemaks ja uusi tuleb juurde. Üha uuemad ja paremad tulevad juurde. Asi läheb hullemaks. Jah, täpselt. Ja me kujutame nüüd ette, et meile tuleb siia mingisugune tuumarelv. No kui palju neid tuumarelvi siia siis saab tulla, mitu baasi meile tuleb? Brittidel on 200 ja prantslastel 300 või oli see numbrid vastupidi, ma ei mäleta. Et need, ja venelaste tuumaarsenal on üle 6000. Ja mida venelased on veel öelnud? Ma ju ikkagi jälgin, mida nad ütlevad selle kõige peale. Ütlevad, et esimeses järjekorras võtavad nad maha otsuste langetamise keskused. See tähendab, võtavad pea maha. Aga mida tähendab otsuste langetamise keskus? Kus on Eestis otsuste langetamise keskus? Otsuste langetamise keskus on Tallinn. Ei ole Teimsi ääres, ikka Teimsi ääres M6. Okei, aga Eesti puhul. Ma arvan, et Londonit tulistatakse teises järjekorras. Esimeses järjekorras ikka tulistatakse ühte väiksemat ja tehakse nii-öelda näidishukkamine, et vaadake, mis juhtub, kui te nüüd kavatsete jätkata. No tapa kukke, tirmutada ahvi. Aga meil on Stenbocki maja. Meil on Riigikogu. Meil on siin Toompeal veel õiguskantsleri büroo ja mitmesugused muud riigis niisugused põhiseaduslikud institutsioonid, kõik. Institutsioonid. Siis on meil Kadriorg, mida nad ilmselt ei ründa. See ei ole kuigi palju. Aga võib-olla ründavad, mine tea. Ja siis on meil loomulikult Filtri D, peastaab. Et siia ei ole ju rohkem vaja kui mingisugune 3-4 raketti. 3-4 raketti ja Eesti on sisuliselt peata. Ja meil ei ole ju varjendeid. Meil isegi kriisi eskaleerumise korral ei ole praktiliselt võimalik kogu riiki juhtivat seltskonda võimalik hajutada erinevatesse varjenditesse. Side on meil puudulik. No meil oli Riigikogus oli ju nii-öelda lauaõppus ehk see läbimäng, mis siis saab, kui tuleb suur sõda Eestisse ja kuidas siis Riigikogu töö jätkub ja kuidas toimepidevus ja kõik, kus kogunetakse, kuidas infot liigutakse, kui info maha võetakse, side maha võetakse ja nii edasi. Ütleme nii ja naa, et paberi peal mingid asjad tõepoolest jäävad toimima ja kui mingisuguseid pudelikaelasid või vigu või välja esile kerkinud riske maandada, siis kuidagi see asi töötab. Aga see paberi peal on alati asi ilusam. Et tegelikult on selle kriisisituatsioonis, mõtleme korra selle peale, et kui meil oli siin see proovi, pasunatest tuli see proovi häire. Tervel Toompeal pasunad ei töödanud. Nüüd väidetavalt on korda saadud, aga see häire anti ja see oli mitu minutit anti häiret ja siis oleks pidanud selle häire peale kuhugi hakkama liikuma, mitu minutit liigud. Ma lähen oma kabinetist suurde saali 2 minutit, et hääletada. Aga rakett jõuab kohale 4-5 minutiga. Ehk siis see ei ole kõik nali. Ja see on selles mõttes, tõesti, see on hirmu äratav, millise iseenesest mõistetavusega Tsahkna sellest räägib. Ja jälle Michal lihtsalt kehitab õlgu. Pole tema asi, pole tema mure. Temal on siin muud asjad, tema tegeleb tuulikutega. Raadiosaade Räägime asjast. Jätkame saadet, saate nimi on Räägime asjast, Mart Helme ja mina Martin Helme räägime asjast. Räägime teisest 1% partei ministrist, see on Kristina Kallas, kellele me tegime umbusaldust. Umbusaldus loomulikult nii nagu ikka, kui valitsused parasjagu lagunema ei hakka, umbusaldus läbi ei lähe. Aga Kallasele heideti siis ette, konkreetsemalt heideti ette seda, et haridusministeerium asus välja töötama ja maksis palju raha ja sundis koole kasutusse võtma uut sisseastumiseksamite infosüsteemi, et kui lapsed kooli lähevad, keskkooli või gümnaasiumi ja esimesse klassi, et siis on neil kõigil ühtne mingisugune infosüsteem. Loomulikult infosüsteem valmis ei saanud, aga koolidele oli juba kohustuseks tehtud seda kasutama hakata, ehk teisisõnu koolid oma varasemad süsteemid, mis kõik töötasid, olid pidanud juba ära lõpetama. Nii et laste kooli vastuvõtmise süsteemid ei tööta. Ja Kristina Kallas oli 24. aastal
aasta pärast ametisse asumist või aasta pärast siis pärast valimisi, ta oli ennem ka minister, oli samamoodi Riigikogu ees umbusaldusega, sest et siis jooksis kokku eksami infosüsteem. Ehk siis tema juhtimisel uputatakse miljoneid ja miljoneid ja miljoneid infosüsteemide arendamistesse ja tegemistesse, ainult et need infosüsteemid siis, kui neid vaja on, jooksevad kokku ja lapsevanemad koolid ei saa oma tööd teha. Ja tekitab tohutut segadust ja stressi süsteemis, mis niigi on stressis. Aga umbusaldamise ajal loomulikult tulid üles ka kõik muud teemad. Kallas on ikkagi see minister, kes meile toob 20 või 40 soo ideoloogia 8. või 7. klassi. Kallas on see, kes meil venestab tegelikult Eesti haridussüsteemi. Ta tuli pulti ja hakkas rääkima, et meil ministeeriumis on selline harjutus, et kui meil on mõni probleem, mida me mõtleme, kuidas lahendada, siis me kujutame ette ühte 8-aastast Marki, kelle kodune keel ei ole eesti keel, et kuidas tema hakkama saab. Aga miks te ei kujuta ette ühte 7-aastast või 10-aastast Antsu või ma ei tea, Andrest? Miks te Eesti lapse pärast ei muretse? Sest Eesti lastel on kannel ja pastlad olemas juba, aga vene lastel ei ole tšastuškat ja karmoškat. Et see on see asi, aga Kristina Kallas on Eesti haridussüsteemi hävitamise võtmepersoon, sest et lisame siia juurde ka tema ministriks oleku ajal juurutatud kaasava haridussüsteemi, mis on ju samuti nivelleeriv ja see, mida see praegune Eestit hävitav režiim teeb, ongi kõige nivelleerimine. Ja see nivelleerimine seisab selles, et mitte ei võeta eeskuju ja ei juhinduta parematest ja ei püüta paremate poole, vaid võetakse need, kellel on kas mingi puue, kes on pandud nüüd ka tavalisse klassi õppima, kellel lihtsalt pea ei lõika nii hästi. Et see kaasav haridus tähendab, et kõiki tuleb kohelda võrdselt. Ehk teiste sõnadega nivelleerida tase allapoole. Ja see toob kaasa õpetajatele lisakoormust, see toob kaasa distsipliiniprobleemid, see toob kaasa õppimisega hakkama saamise probleemid, sest et need, kes saavad oma ülesannetega kiiresti hakkama, lihtsalt istuvad, ootavad, püüavad telefoni smugeldada ennast ja aega surnuks lüüa, et see sisuliselt on niisugune löök ja muidugi see eestikeelsele haridusele üleminek, nüüd me näeme siis juba vene mässu algeid Ida-Virumaal. Kui Ida-Viru kutsekoolis pooled õpilased teatasid, et nemad lihtsalt keelduvad kooli tulemast ja vanemad toetavad neid ja ütlevad, meie ei saada oma lapsi kooli, meid ei huvita see, et meil on seadustesse kirjutatud, et lapsevanemad peavad tagama laste hariduses osalemist. See on vene mäss ja see on väga ohtlik, sellepärast, et see võib tähendada seda, et ühel hetkel seda hakataksegi Kremlist kruttima ja sellega tõstetakse jalule 5. kolonn. Ja kes on seda teinud? Kristina Kallas. Ja Reformierakonnaga koos. Ja muidugi, kui oli eestikeelsele haridusele üleminek, siis meie ju kõik need riskikohad tõime välja. Me tõime kõik välja selle, kuidas Eesti lapsi hakatakse venestama. Me tõime välja selle, kuidas see kasvatab siinsete venekeelsetes kodudes vaenulikkust Eesti riigi ja Eesti rahva ja Eesti keele suhtes. Me tõime välja selle, kuidas tegelikuks üleminekuks ettevalmistused on olematud olnud, kuidas see põletab läbi õpetajaid ja kõik need riskikohad olid ju, karjusid näkku, need olid ette nähtavad. Me rääkisime kõigest sellest, mis me süüdistus, mis me vastu saime, putinistid oleme. Putinistid oleme, kui me ei taha, et Eestis tuleks vene mäss ja kui me ei taha, et Eesti lapsed pool venekeelses koolikeskkonnas, siis see teeb sind Kremli käsilaseks. Tegelikult Kremli käsilased on Reformierakond ja Eesti 200 ja sotsid ja sinna vahepeale mahub ilusti ka Isamaa, kes täiesti sisutühjade loosungitega, olles suurema osa taasiseseisvumise ajast, oli ju haridusministeerium Isamaa käes. Lukas on olnud ikka kõige kauem meil haridusminister üldse. Ja mitte midagi ei teinud, mitte kunagi mitte midagi ei teinud, aga kõvasti tagus vastu rinda ja loosungeid tagusid, et kuidas nüüd tuleb ikkagi lõpuks asi ära teha. Ilma ettevalmistuseta, see oli ette näha, et see tekitab meil tohutut ühiskondlikku pinget ja see kokkuvarisemine haridussüsteemis on nii mitmekihiline. Õpetajate läbipõlemine ja ära minemine, õpetajatele makstakse, siis seda kompenseeritakse järjest suurema lubadusega palka tõsta ja need igasugused lisakoefitsendid ja asjad on, aga isegi selle palga eest sa ei saa korralikke õpetajaid, vaid saad, meil on, ma ei tea, mis meil on 90 õpetajad, kellel ei ole isegi kellel on põhiharidus. Ma ei tea, kui palju meil on õpetajaid, kellel on lihtsalt
tavaline keskharidus, et pedagoogi haridusega inimesi on igal juhul puudu, et lihtsalt põhimõtteliselt võetakse tänavalt inimene, antakse talle 2500 eurot palka, et tule jumala eest seisa klassi ees ja see inimene ei oska õpetada, ta ei tahagi seal midagi muuta, ta lihtsalt teeb oma tunnid ära ja see on kogu see süsteem on täielikult krahis. See ei ole enam kokkuvarisemise äärel, see ongi kokkuvarisenud Eesti haridussüsteem. Aga see on ainult kool. Kõrghariduses on täpselt samamoodi kriis, lihtsalt seal on teised asjad, mis kriisis on. Kõik on kriisis hariduses ja seda ei lahenda raha peale valamisega. Ei no, ma siin vaatan neid meie rektoreid, nendel on ainult üks jutt kogu aeg. Aastast aastasse rohkem raha. Rohkem raha, meil on vaja rohkem raha. Ei ole vaja teil rohkem raha. Teil on vaja loobuda ideoloogilise hariduse andmisest. Te räägite akadeemilisest sõltumatusest. Teil ei ole mingit akadeemilist sõltumatust. Te olete ennast ideoloogiliselt maha müünud ja teie ideoloogilise maha müümise tulemus on meie kõrghariduse ja teadusvõimekuse järjekindel ja kiirenev allakäik. Et kogu süsteem on absoluutselt, aga tuleme päris algusesse. Ja päris algus on ju väikesed maakoolid. Ja, täpselt. Ja nende kinni panemine ju käib ja jätkub. Meil on ju praegu skandaal. Me oleme Saaremaal valla volikogus, me oleme meie koalitsioonis oleme. Kristjan Moora on meil volikogu esimees ja meile sõitis selga alatult, sõna otseses mõttes lõi noaga selga Isamaa. Tegelikult Keskerakond, kelle käes seal on hariduse valdkonna abi, aga nad kahekesi leppisid kokku Keskerakonna abi linnapea hariduse valdkonnas või siis selles valdkonnas, kuhu alla ka ikka haridus viis selle vallavalitsusse, vallavalitsuses Isamaaga lepiti kokku ja meile pandi lihtsalt fakti ette, et paneme nüüd 3 väikekooli kinni ja mindi ka kohe koolide juurde ja avalikkuse ette ennem kui tuldi koalitsioonikaaslase juurde, et niisugust käitumist ausalt öeldes ma pean täiesti vastuvõetamatuks, aga ja me ei ole nõus sellise asjaga. Ei, aga nad panevad tuima edasi. Ei, no muidugi panevad tuima edasi, aga meie ei ole nõus sellise asjaga. Et see väikekoolide kinni panemine, kus juures see Saaremaa lugu on veel nagu selles mõttes eriti õnnetu, et seal mõne aasta eest tehti reform ära, kus vähendati nende samade koolide suurust, et nad olid enne 9-klassilised ja siis nüüd tehti 4-klassiliseks selle kokkuleppega, et me kooli kinni ei pane, teeme 4-klassiliseks, teie kool jääb alles. Nüüd läks paar aastat mööda ja see oli eelmise koalitsiooni ajal ennem valimisi, nüüd läks paar aastat mööda ja tuldi siis lihtsalt nagu tühja koha pealt öeldi, et ei, me tegelikult paneme ikka kinni. Kusjuures naljakas lugu on veel see, et kui olid valimised olid ju alles mõne kuu eest, siis mitte ükski valimistel kandideerinud poliitiline nimekiri või jõud ei rääkinud koolireformist, ei rääkinud sellest, et meil on siin mõned koolid, mis ikkagi tegelikult tuleb vaadata, kas saavad edasi jääda. Mitte ükski ei rääkinud. Kui olid koalitsiooni läbirääkimised oktoobri lõpus ja novembris, mitte ükski koalitsiooni läbirääkimiste erakond ei rääkinud sellest, et me peame ikkagi koole hakkama kärpima. Mitte ükski ei rääkinud. Seda koalitsiooni lepingus sees ei ole. See on koalitsiooni lepingu rikkumine. Et sellised, aga see tuleb haridusministeeriumist, sest haridusministeerium on loonud rahalised motivaatorid koolide kinni panemiseks. Haridusministeeriumise rahastuse mudel on loodud omavalitsustele selline, et elujõulised või toimivalt hästi rahaliselt enam-vähem hakkama saavad, on koolid, mis on võimalikult suured, võimalikult keskustes ja põhimõtteliselt kohalikud omavalitsused maksavad trahvi selle eest, kui sa hoiad lahti väikest kooli. Et sul on pandud süsteemne motivaator on sisse pandud kõikidele omavalitsustele koolide sulgemiseks. See on rahaline mudel, mille on teinud haridusministeerium. Ja see on see, miks omavalitsused koole kinni panevad. Nad üritavad selle arvelt lihtsalt natuke raha kokku hoida. Kusjuures raha kokkuhoidu sealt ei tule, sest et raha, mis haridusministeerium annab, tuleb nii-öelda omavalitsusele kooli jaoks, aga siis omavalitsus hakkab oma eelarvest teisest reast, mis maksma kinni transporti, laste vedamist, mis tihti lugu on samas suurusjärgus, kui see nii-öelda kooli sulgemise tulemus oli. Omavalitsus maksab kinni naaber omavalitsustele enda elanike registris olevate õpilaste koolitusraha, kui inimesed panevad oma kooli naaber omavalitsusse, näiteks ütleme, selle sama Lääneranna näite puhul, eks ole, Metsküla kooli puhul, nad ei läinud mitte Lihula kooli, vaid nad läksid Pärnu kooli. Lihula on samas omavalitsuses, aga Pärnu on naaber omavalitsus või teine omavalitsus ja Pärnule tuleb peale maksta Lääneranna laste kooli raha. Et tegelikult oli see miinusprojekt, mitte plussprojekt, rääkimata siis kohtukuludest.
no vot ja kõik kokkuvõttes me näeme, et mis on olnud Eesti rahva identiteedi tugevuse alus. Meie oma emakeelne haridus. Alates sealt juba lasteaiast ja minnes edasi algkooli, keskkooli, ülikooli. See on olnud meie rahvusliku identiteedi vundament. Meie oma emakeelne haridus. Meie oma emakeelse hariduse baasil tekkiv oma emakeelne kultuur. Kirjandus, teater, kõik mis selle alla... Rahvakultuur. Ja seda süstemaatiliselt see seltskond praegu lammutab. Süstemaatiliselt lammutab. Alates sellest samast vundamendi esimestest nurgakividest, mis on väikesed maakoolid. Need on nurgakivid, selle vundamendi nurgakivid. Ja need nurgakivid tahetakse lihtsalt ära lõhkuda, laiali kangutada. Lõhume selle vundamendi ära, siis Eesti rahvas põlvkonna paari jooksul lakkab eksisteerimast. Iseseisvat identiteeti, rahvuslikku keelelist identiteeti omava üksusena. Ja see on eesmärk. Inimesed, saage aru, satanistid ja Eesti rahva vihkajad valitsevad teid ja sellele tuleb vastu hakata. Raadiosaade Räägime asjast. Jätkame saadet, saate nimi on Räägime asjast, me räägime asjast Mart Helme ja mina Martin Helme ja lähme välispoliitika juurde või julgeolekupoliitika juurde. Mõnes mõttes haakub selle tuumarelva jutuga, mis meil alguses oli. Müncheni julgeolekukonverents, iga aastane 70-ndatest või 60-ndate lõpust, mis ta meil toimunud on. Ja eelmine aasta lõi seal laine J.D. Vance, Ameerika asepresident, kes väga otsese ja väga lahtise tekstiga šokeeris siis Euroopa vasakäärmuslikke poliitilisi liidreid. Sel aastal tuli sinna Marco Rubio, Ameerika riigisekretär ehk välisminister, kes tegelikult sisu poolest rääkis sama juttu, aga palju sõbralikumas toonis, olles selle looritanud, minu meelest mitte isegi valelikult, vaid ilusti raamistanud selle jutuga, et kallid sõbrad, te olete hukuteel ja see ei ole Ameerika huvides, et Euroopa hukkuks, et meil on majanduslikud julgeolekualased, aga mida ta korduvalt rõhutas ka siis ütleme kultuurilised või sellised identiteedilised sügavad juured ja sidemed eurooplastega ja me ei taha näha Euroopa tsivilisatsiooni hukkumas, aga praegu te olete hukuteel ja üks lause, mille ta ütles, mis oli minu meelest selle peale ikkagi Euroopa vasakpoolsed kõik seal õhkuahmisid, et Ameerika ei kavatse olla Euroopas selle jaoks, et korraldada teie allakäiku või majandada teie allakäiku. Et me tahame näha, et te võtate suuna üles ja saate uuesti tugevaks, saate uuesti enesekindlaks, saate uuesti jõukaks. Et see on see, millest Ameerika on huvitatud, mitte sellest, et te siin oma rohepöördega ja massiimmigratsiooniga ja mille kõigega, mis teil siin on, eks ole, et ennast hävitate. Et see, meie ei kavatse seda pealt vaadata. No jah, sellele oli reaktsioon ju meil siin ka algul niisugune, et Rubio just nagu andis lootust, et see vana euroatlantiline koostöövaim ja liitlassuhted taastuvad ja tegelikult ei andnud. Ta täpselt nii, nagu sa ütlesid, et ta tegi seda pehmemas toonis ja ta ongi diplomaat. Vance ei ole diplomaat. Vance on asepresident. Vance ütles, et te lollakad, kui te samamoodi jätkate ja me ei kavatse teid selle eest premeerida. Me ei ole idioodid tšeki raamatuga, kes teie enesetappu kinni maksavad. Lõpetage ära või me lähme lahku. Ja nüüd tuli Rubio, kes ütles, et vaadake, et asjad on teil väga halvasti. Me oleme väga mures selle pärast. Me aitame teil need asjad korda teha, aga kõigepealt peate te ise muutma oma seisukohti. Ja mida ta ütles ka seal oli see, et transatlantiline liit, ka sõjaline liit, ta rääkis nii majandusest sõjast, ta rääkis seal mitu asja, sükene 20-minutiline kõne, täitsa tasub ära vaadata, kes inglise keelt valdab ja kes inglise keelt ei valda, siis YouTube'is on ta olemas ja YouTube'is tehisaru paneb isegi sellise suhteliselt kiirvetööga tehtud tõlke alla. Aga ta ütles, et NATO allianss tuleb uuesti üles ehitada. Et see tuleb nii-öelda taas käivitada või taas ümber korraldada. Ja see on see, mida Trump on rääkinud juba alates 2016. aastast, et eurooplased peavad hakkama oma julgeoleku eest ise
maksma, peavad hakkama seda oma julgeolekut ise päriselt korraldama ja me oleme siin abiks, kui te tahate. Aga meie õlgadele see jääda ei saa Euroopas. Et see on see. Ja seda tegelikult ütles, Rubio nii-öelda pehmemas vormis ütles uuesti, et see senine NATO korraldus, mis on olnud, meid ei rahulda, see niisugusel kujul ei jätku, aga see ei tähenda, et me ei ole edasi liidus või et me ei tahaks olla Euroopaga koos nii-öelda ühel poolel. Ja siin minu meelest nii Eestis kui ka mujal läänes loeti seda sõnumit kas meelega või kogemata valesti. Ehk siis loeti sinna, omistati sellele tähenduse, et näed, et ameeriklased ikkagi nüüd võtavad sammu tagasi ja ütlevad, et kõik jääb nii, nagu vanasti oli, et ärge muretsega. Minu meelest nad ei öelnud seda üldse mitte. Vastupidi, nad ütlesid, et nii nagu vanasti oli, enam ei saa, aga teeme uue lahenduse, otsime uued viisid, kuidas see asi toimiks ja siis on võimalik koostööd jätkata ilusti. Ja seal on minu meelest väike selline nüanss, mida võib-olla maksab üle tähtsustada, võib-olla mitte, et ta ütles, et meie sõbrad Euroopas. Aga meie sõbrad Euroopas, kui ta, mida ta mõtles meie, kas ta mõtles Ameerika Ühendriigid, ta mõtles MAGA ja Trumpi administratsioon, et aga tänase Ameerika sõbrad Euroopas ei ole Ursula von der Leyen, ei ole Kaja Kallas, ei ole Mark Rutte ega Keir Starmer ega Macron. Nende sõbrad Euroopas on, ta näitas ära, kes on nende sõbrad. Ta läks Münchenist kohe 2 kohta. Läks Fico juurde ja läks Orbani juurde. Ja kusjuures lahkus demonstratiivselt enne Kaja Kallase kõnet. Et see oli ka väga selge osundus. Need on need niisugused diplomaatilised märgid. Et diplomaatilised märgid, kui ta oleks tõesti olnud sellel positsioonil, et katsume nüüd vanade suhete juurde tagasi minna, siis ta oleks jäänud ju kuulama Kaja Kallase kõnet. Siis ta oleks nõus olnud temaga võib-olla isegi mingi koridori kohtumise tegema. Ja ütlema, et jätame selja taha, mis on olnud ja lähme nüüd siit nii-öelda puhta lehega edasi. Ei, ta demonstratiivselt lahkus ja läks demonstratiivselt nende juurde, keda Euroopa Liit tümmib. Euroopa Liit, Kaja Kallas, Ursula von der Leyen, kõik need kostad ja muud tegelased terroriseerivad ju, hoiavad Ungari rahasid kinni. Euroopa Liit on Ungarile võlgu. Miljardeid, kümneid miljardeid eurosid, toetusi, mis nad peaks tegelikult aluslepingute ja muude lepingute kohaselt Ungarile välja maksma, aga ei maksa. Lihtsalt ei maksa. Ja räägib selle juurde, kuidas ühehäälsus tuleb likvideerida. Ei ole võimalik, et üks blokeerib ülejäänute tahet. Ülejäänute tahe. Kes need ülejäänud on? Kui me nüüd vaatame ka seda, kes siis on reageerinud Trumpi administratsiooni üleskutsele tõsta kaitsekulusid ja asuda iseseisva kaitsevõime kiirkorras üles ehitamisele. Need on ju päkapikud. Need on ju mingid Norrad ja Taanid ja Eestid. Need ei ole ju tõsiselt võetavad riigid. Need väikesed riigikesed tegelikult ei tee Euroopast sõjalist suurjõudu. Sõjalise suurjõu teevad Euroopast ikkagi sakslased, britid ja prantslased ja itaallased ja hispaanlased. Isegi sellisel juhul mitte suurjõu, aga arvestada. Aga ma tulen veel selle Fico juurde tagasi. Euroopa Liit tänasel päeval ju pankrotistab ka Slovakkiat sellega, et nii-öelda ukrainlased lõikasid ära siis naftatransiidi läbi, venelaste naftatransiidi, ma ei tea, kas gaasitransiidi juba on varem ära lõigat, läbi Ukraina liikus jätkuvalt osadesse riikidesse, selle üle on suur tüli olnud, et miks kõik ei osale sanktsioonides, sellepärast, et neil ei ole teist allikat. Näiteks Ungari või ka Slovakkia on ju ilma merepiirita riigid, kes ei saa mingil muul moel endale naftat saada, laevaga või siis veeldatud gaasi saada, kui nendest samadest kanalitest, mis neil on olnud juba aastakümneid ja see Ukraina kaudu tulnud Vene nafta, Vene gaas oli Slovakkia jaoks praktiliselt ma ei tea, 100% võib-olla ei olnud, aga absoluutne enamus nende energiast. Ja ukrainlased muidugi hoiatasid ette, et me rohkem, need lepingud lõppesid ära, me need lepingud ei pikenda, et me lõpetame selle ära. Ja eurooplased on kõikide väikeste ja suurt, me räägime komisjonist, kõikide väikeste ja suurte viisidega siis aidanud halvemaks teha seda olukorda Slovakkias, kus on praegu välja kuulutatud eriolukord, sellepärast, et nad seisavad silmitsi sama olukorraga, nagu on Ukraina ise, kus linnad jäävad kütteta ja elekter jääb tootmata. Kusjuures veel lõpetasid ära ka elektrikaubanduse seal mingite, ütleme, üle piiri elektrikaubanduse Euroopa sees, vaba turg, eks ole, börs, me oleme kõik üks Euroopa võrk, aga Slovakkiat kiusavad.
Jaa, aga noh, täpselt samamoodi kiusad Ungaris. Absoluutselt, jah. Sellepärast ja no, Ungari puhul on ju väga selge, et see on seotud ka eelseisvate valimistega. Et tekitada Ungaris majanduslik olukord, mis on Orbanile kahjulik. Ja siis öelda, et näe, kui te nüüd valite õige inimese, nii nagu Poolas tehti, et kui te valite, eks ole, õiged inimesed, siis lähevad rahad lahti, siis hakkab euroraha tulema, siis läheb energiahind odavamaks. Valige nüüd ometi õige inimese. See ei ole valimistesse sekkumine, see ei ole trollimine, see ei ole välised jõud rikuvad valimistulemust nagu Rumeenias oli. Kus lõpetatigi valimiste tulemused kuulutati tühiseks, sellepärast, et oli välissekkumine. Aga noh, kui komisjon sekkub Ungari valimistesse, siis palun laske käia. Ameeriklased on sellele reageerinud. Euroopa ju liigub väga kiiresti, väga rängalt tsensuuriteele ja ameeriklased töötavad välja siis internetilahendusi ja internetiplatvormi lahendusi, mis võimaldavad ka eurooplastel kasutada jätkuvalt edasi näiteks X-i. Või ka Facebooki või mingeid selliseid lehekülgi, mida muidu näiteks Prantsusmaal või kuskil Inglismaal või ka Saksamaal ju blokeeritakse juba järjest rohkem ära lehekülgesid ja sotsiaalmeediakanaleid, kus ei tehta tsensuuri vastavalt nende kohapealsete võimude korraldustele. Ja see konfliktikurss Euroopa ja Ameerika vahel, Euroopa Liidu ja Ameerika vahel minu meelest on järjest ägenev. Ja no, aga mis seal imestada, Euroopas on toimunud ju negatiivne selektsioon. Me oleme rääkinud sellest ka oma varasemates saadetes, kus Eestis on negatiivne selektsioon. Ja miks see negatiivne selektsioon on tulnud? See negatiivne selektsioon on tulnud sellepärast, et tegelikult riike juhib rahvusvaheline süvariik. Ja rahvusvaheline süvariik valib välja inimesed, kes ei ole sellele süvariigi valitsemisele ohtlikud, kes on selle süvariigi poolt manipuleeritavad, šantažeeritavad või ka lihtsalt lollid. Me ei pruugi siin ju ka oma Eestist pärit esindajate puhul võime tuua näiteid Hololei. Korruptant lasi ennast ära korrumpeerida. Oli ka Eesti edulugu rahvusvahelises poliitikas. Ja täpselt sama põhimõtteliselt me võime rääkida Kaja Kallase puhul. Inimesed, kes on oma riigis, oma valdkonna põhja laskunud. Ursula von der Leyen ei saanud hakkama Bundeswehri reformiga, ei saanud hakkama Saksamaa remilitariseerimisega. Ideoloogilistele põhjustele, saamatusest, lollusest, millest iganes. Täpselt sama võib-olla oligi ülesanne, nii nagu Eestis on valitsuse ülesanne on Eesti likvideerimine. Võib-olla Ursula von der Leyen läkski sinna ametisse, edutati sinna ametisse selle jaoks, et teha kahju. Sest nii nagu ta tegi kahju Saksamaa sõjaväele, teeb praegu kahju kogu Euroopale. No mõt, aga siis, kui ta seda kahju tegi, siis ta ei teadnud, et ühel hetkel ameeriklased ütlevad, et nii, vihmavari on kokku pakitud ja saage ise hakkama. Nüüd on ta oma rumaluses sundseisus. Ja ma arvan, et üldiselt see komisjon lõpuni välja ei vea. Ja minu arvamus on see, et Euroopa Liit oma tänasel kujul kaua ei kesta. Ma loen mingisuguseid analüüse, ma loen neid poliitilisi arenguid, ma näen, kuidas kõik räägivad sellest, kuidas Ukraina tuleb kohe võtta Euroopa Liitu. Kohe võtame Euroopa Liitu, võtame eritingimusel, jätame kõrvale varasemad läbirääkimiste reeglid, võtame vastu. See lammutab ära Euroopa Liidu. Ei ole nõus, pooled Euroopa riigid ei ole nõus sellega, et sa lammutad ära aluslepingute mehhanismid ja selle jaoks, et Ukrainat kiiresti vastu võtta. Teine pool Euroopa riik ei ole nõus sellega, et nad peavad hakkama oluliselt rohkem sisse maksma Brüsseli kassasse, et Ukraina jõukust tõsta Euroopa Liidu keskmisele. Ja kolmas punt Euroopa riik ei ole nõus sellega, et vähenevad toetused nende põllumajandustele, nende regionaalfondidesse, selle jaoks, et Ukrainat kiirkorras vastu võtta. Euroopa Liit laguneb ära selle tagajärjel. Aga korraldus on see ära teha. No meie inimesed peaks nüüd aru saama kahest väga olulisest asjast. Euroopa Liit ei ole toonud meile jõukust, vaid on toonud vaesust. Ja Euroopa Liit ei ole meile julgeoleku garantii, vaid vastupidi, on meie julgeolekut ohustav nähtus. Küll aga on toonud Euroopa Liit meile kõige bürokratiseerumise, see, et me oleme muutunud ametnike riigiks, kes kõike otsustavad kõikide inimeste iga elu aspekti üle, see on Euroopa Liidu teenus või teene. Ja samamoodi on Euroopa Liidu teene olnud see, et meil on siis see nii-öelda sotsialistlik süsteem on tagasi tulnud, kus kõike subsideeritakse, kõike reguleeritakse, on plaanimajandus, on ülevalt poolt tulnud juhised ja vot saa hakkama. Et see on see, mida ta teinud on. Ja kolmas on muidugi koos sotsialismiga käib alati kaasas ka vabaduste kadumine, see tsensuur, mida nad kehtestavad.
sest muud moodi ei ole võimalik enam vaos hoida opositsiooni massiimmigratsioonile ja massilisele vaesumisele. See tsensuur on ka, see on Euroopa Liidust tulnud, nii et ja Marco Rubio rääkis sellest natukene niimoodi pehmendatud toonis kui Vance, aga Ameerika liin ei ole muutunud. Nii et minu meelest on see kokkuvõte sealt Münchenist, aga täname kõiki vaatamast ja kuulamast ja oleme jälle eetris nädala pärast pühapäeva hommikul kell 11 YouTube'is, Facebookis, X-is ja Lõuna-Eestis saate ka raadiost meid kätte. Ja uutes uudistes. Just, nii et soovime kõigile ilusat eelolevat Eesti Vabariigi aastapäeva. Kohtume Tõrviku rongkäigul. Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetist uueduudised.ee